Nii et sellepärast vältis Benjamin Netanyahu isiklikku kohtumist Volodymyr Zelenskiga Washingtonis juuli lõpus. Väljaanne Washington Post avaldas materjali, mis pöörab arusaama sellest, kes tegelikult takistab Ukrainal Ameerika relvi saada. Selgub, et juba 2023 aastal blokeeris Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu isiklikult õhutõrjesüsteemi raudkuppel üleandmise Ukrainale. Kuigi need patareid olid Ameerika valitsuse poolt täielikult kinni makstud. Praegu konkureerivad Iisrael ja Ukraina väljaande andmetel sisuliselt piiratud Ameerika sõjaliste ressursside pärast, sealhulgas Patriot rakettide pärast. Selles saates uurime, mis on välja tulnud ja miks see on just praegu eriti oluline. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Seetõttu olen tänulik iga teie tellimuse eest. Lisaks sellele tellige ka Telegrami kanal Petši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Alustame siis Washington Posti avalikustatud faktist. Nagu väljaanne kirjutab, juhtis juba 2023 aastal lahkunud vabariiklasest senaator Lindsey Graham jõupingutusi, et anda Ukrainale Ameerika Ühendriikide Iron Dome patareid eesmärgiga kaitsta Ukraina tsiviilelanikke Venemaa rünnakute eest. Raketipatareid asusid tol hetkel Ameerika Ühendriikide edelaosas ja olid täielikult Ameerika maksumaksjate poolt kinni makstud. See tähendab, et neid ei võetud Iisraeli relvastusest ega antud Ukrainale. Ei, need patareid lihtsalt seisid Ameerikas ja Ameerika otsustas need Ukrainale anda. Kuid just Benjamin Netanyahu blokeeris plaani anda need õhutõrjepatareid Ukrainale, pannes sellele üleandmisele veto. Veto põhjus on juriidiline. Netanyahu viitas selle süsteemi ühistootmise lepingu tingimustele, mis annavad Iisraelile lõpliku otsustusõiguse selles, kuidas seda süsteemi kasutatakse, isegi kui patareid ehk riistvara on juba Ameerika Ühendriikide poolt tasutud. USA välisminister Mark Rubio kinnitas seda, selgitades tsitaadiga. Iga kord, kui te alustate ühistootmist, on teil need piirangud. See tähendab, et formaalselt ei ole see omavoli, vaid see on lepingus kirjas olev vetoõigus, mida Iisrael kasutas. Ja nüüd kinnitas Mark Rubio seda ametlikult. Jah, tõepoolest Benjamin Netanyahu. Netanyahu blokeeris relvade andmise Ukrainale, kusjuures mitte ründerelvade, vaid siiski kaitserelvade üleandmise, mis oleks kaitsnud tavalisi Ukraina tsiviilelanikke. Iseloomulik on ka detail eraldi uurimusest Iisraeli väljaandes Haaretz. Iisraeli saatkond Washingtonis kaitses seda vetot, viidates teatud muredele. Millised täpselt väljaanne ei täpsusta. Aga millised võivad olla Iisraeli mured? Et need süsteemid satuvad ukrainlaste kätte. Millised? Küsimus on lahtine. Miks see tuli välja just praegu ja just siin algab kõige huvitavam osa praeguse poliitika seisukohast? Jutt ei käi lihtsalt 2023 aasta ajaloolisest faktist. Ei, see ei ole lihtsalt midagi, mis kunagi kusagil juhtus. Asi on selles, et sama Washington Posti andmetel viimased Volodymyr Zelenski jõupingutused saada USA-lt teist tüüpi relvi on tegelikult pannud Iisraeli ja Ukraina konkureerima piiratud Ameerika sõjaliste ressursside pärast juba täna. See tähendab, et jutt ei käi minevikus aset leidnud episoodist, vaid jätkuvast struktuursest probleemist. Iga süsteem, mis on toodetud Iisraeliga sõlmitud ühistootmislepingu alusel, nõuab Iisraeli nõusolekut edastamiseks. Isegi, kui see tuleb saata ukrainlastele, keda Vene raketid igal ööl tapavad. Netanyahu ei arvesta sellega ja blokeerib igasugust relvade üleandmist Ukrainale, mida ta saab füüsiliselt blokeerida. Kontekst annab kogu sellele loole rohkem kaalu, sest kontekst on väga oluline. Ameerika Ühendriikide esindajate koda võttis eelmisel nädalal vastu oma versiooni iga-aastasest kaitse-eelarvest. See on seaduseelnõu, mille maksumus on $1,150 miljardit. Ja see eelarve sisaldab sätet, mis laiendab sõjalist-tehnilist koostööd USA ja Iisraeli vahel. Ja selle eelnõu kriitikud ütlevad otse välja, et selle asemel, et vähendada Iisraeli sõltuvust Ameerika süsteemidest, see seaduse säte tegelikult hoopis tugevdab veelgi Iisraeli vetoõigust Ameerika relvastuse suhtes.
See tähendab, et see institutsionaliseerib just selle blokeeringu, mis jättis Ukraina 2023. aastal raudkuplisüsteemidest ilma. Ehk siis vabariiklased on siin samuti püüdnud kõik nii kirja panna, justkui, vaadake. See ei ole nii, et Ameerika Ühendriigid ei taha midagi Ukrainale üle anda. Väga tahavad, aga Iisrael blokeerib seda. Näete, Iisraelil on vetoõigus, meie oleme poolt, aga Iisrael on vastu. Eraldi ja väga kõnekas detail Ukraina ja Iisraeli juhtide isiklike suhete kohta tänasel päeval. Iisraeli väljaande Haaretz andmetel keeldus eelmisel nädalal Benjamin Netanyahu büroo ettepanekust kohtuda Volodymyr Zelenskiga Washingtonis. Ukraina allika sõnul tegi kohtumise ettepaneku algselt just Netanyahu büroo. Kui Zelenski büroo selle kohtumisega nõustus, siis edasist vastust enam ei tulnud. Kuni teisipäeva, 28. juulini, mil Iisraeli ametnikud teatasid viimasel hetkel, et Benjamin Netanyahu ei saa kohtuda ajapuuduse tõttu. Hiljem toimus vaid lühike kohtumine senaator Lindsey Grahami matustel. Ja siin muutub Netanyahu keeldumine Zelenskiga isiklikult kohtuda mõistetavamaks, kui arvestada veel üht olulist episoodi. Vaadake, mis toimub. Netanyahu oli valmis kohtuma Vladimir Zelenskiga, kuid kui sai selgeks, et Vladimir Zelenski püüab Donald Trumpilt saada luba Patriot rakettide tootmiseks, midagi läks valesti. Kohe pärast kohtumist Trumpiga muutis Netanyahu järsult meelt ega tahtnud enam Zelenskiga kohtuda. Kuigi nad polnud lihtsalt samas linnas, Washingtonis, vaid nad olid isegi samas hoones. Nad kohtusid siiski juhuslikult. Nad olid samas hoones, aga just pärast kohtumist Trumpiga ütles Netanyahu äkki, ei, mul pole aega, kohtumist ei tule. Ja kohe pärast seda teatab Trump ootamatult, et ta ei anna Ukrainale luba Patriot rakettide tootmiseks. Kokkusattumus? Ma ei usu. Muide, sellel teemal on mul juba eraldi saade selles YouTube'i kanalis ilmunud. Et olla aus, pean mainima, et otsest põhjuslikku seost 2023 aastal Iron Dome õhutõrjesüsteemide blokeerimise ja Donald Trumpi praeguse pöördega Patriot rakettide osas ei ole tuvastatud. Need on erinevad episoodid, mida erandavad aeg ja erinevad relvasüsteemid. Kuid toimuvate sündmuste struktuurne loogika on väga sarnane. Nii ühel kui teisel juhul saab otsustavaks teguriks mitte Ukraina vajadus lahinguväljal, vaid Washingtoni laiemad geopoliitilised kaalutlused, arvestades Iisraeli seisukohta. Ja mõlemal juhul sai Netanyahu Valge Maja otsusele otseselt mõju avaldada. Mida see tähendab iga poole jaoks? Ukraina jaoks on see kinnitus, et isegi formaalselt liitlasriigid ja konfliktis mitte osalevad riigid, nagu Iisrael, võivad otseselt mõjutada kriitiliselt oluliste õhutõrjesüsteemide kättesaadavust. Ühistootmise õiguslike mehhanismide kaudu, mida Kiiev ei kontrolli ega saa mõjutada. Iisraeli jaoks võimaldab vetoõiguse säilitamine täielikult kontrollida, kuidas täpselt tehnoloogiaid kasutatakse, mille arendamisse ta kunagi panustas, sõltumata teise riigi humanitaarsetest argumentidest. Nii, me ütleme, kuulake, meil on neid õhutõrjesüsteeme vaja rahulike linnade kaitsmiseks, sest naised, lapsed ja kahjuks terved perekonnad hukkuvad Vene rakettide tõttu. See argument ei toimi. Ameerika Ühendriikide jaoks paljastab olukord vastuolud nende enda poliitikas. Avalikult Ukrainat toetades on Washington samal ajal seotud riiklike kohustustega Iisraeli ees, mis piiravad seda toetust tegelikkuses. Ja uus Ameerika Ühendriikide kaitse-eelnõu ähvardab selle probleemi institutsionaalsel tasandil kinnistada, mitte lahendada. See tähendab, et näiliselt võiks lihtsalt natuke mehhanisme muuta. Vaadake, raudkupli õhutõrjesüsteemid on Ameerikas seisuva 2023 juba olemas. Need lihtsalt seisavad kusagil. Ameeriklased ütlevad, lähme ostame need välja, anname lihtsalt Ukrainale ja kõik. Selleks, et seda mehhanismi lihtsustada, et Iisrael ei peaks seda kõike blokeerima, selle asemel nad hoopis tugevdavad veelgi Iisraeli võimalust seda kõike blokeerida. Mis edasi? Esimene stsenaarium on, et konkurents piiratud Ameerika sõjaliste ressursside pärast Iisraeli ja Ukraina vahel jätkub ilma avaliku lahenduseta, kuna mõlemad pooled jäävad ametlikult USA liitlasteks. Ja Washingtonil ei ole üldse kasulik demonstratiivselt valida ühte poolt teise arvelt. Seda ei juhtu.
teine stsenaarium on see, kui kaitse-eelnõu kriitika kogub kongressis jõudu, siis võib Iisraeli vetoõiguse laiendamise säte enne dokumendi lõplikku vastuvõtmist olla muudetud. Kolmas stsenaarium, arvestades, et Volodõmõr Zelenski ja Benjamin Netanyahu isiklikud suhted, otsustades ära jäänud kohtumise põhjal, jäävad pingeliseks. Olukord vaevalt, et paraneb kahe liidri otsese dialoogi kaudu lähiajal. Pigem, kui lahendus üldse tuleb see Donald Trumpi administratsiooni tasandil avalduva surve kaudu. Kokkuvõte. Washington Post paljastas, et juba 2023 aastal blokeeris Benjamin Netanyahu isiklikult Ukrainale juba ameeriklaste poolt tasutud Iron Dome süsteemide üleandmise, viidates ühise tootmise tingimustele ja välisminister Mark Rubio kinnitas seda kui süsteemset praktikat, mitte kui mingit ühekordset erandit. Ta ütleb, jah, iisraelased teevad nii ja nad teevad seda mitte üks kord, vaid süstemaatiliselt. Täna jätkuvad Ukraina ja Iisrael konkureerimist piiratud Ameerika sõjaliste ressursside pärast. Ja uus kongressi kaitse-eelarve võib institutsionaalselt kimmistada Iisraeli vetoõiguse. Selle taustal jäi Netanyahu büroo enda poolt välja pakutud kohtumine Zelenskiga Washingtonis ära ja nüüd me mõistame, miks. Ja põhjus, nagu te aru saate, ei ole Netanyahu ülipingelises ajakavas. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.